Minul tuli hommikul siuksed sõnad, et ma lihtsalt loen need ette. Hebreastele 10:22. Siis mingem Jumala ette siira südamega ja usukülluses. Jumala ette tuleb minna alati siira südamega. Süda on siiras. Ja olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjas südame tunnistused. Kui kellelgi on mingi kurjus südames, siis peab olema ennem piserdatud, andeks palutud ja ihu poolest pestud puhta veega, duši ka läbi. Pidagem vankumatult kinni, vaata, lootuse tunnistusest, sest ustav on see, kes seda on tõotatud. Me peame vankumatult kinni lootuse tunnistusest hoidma. Ma tean, et mu issand elab. Ma tean, et ta päästab mind. Ma tean, et ta puhastab mind, noomib mind, vajadusel karistab mind. Ma hoian selle lootuse tunnistusest kinni. Ja õpetus 4 ütleb, et hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Me südame puhtus on väga-väga tähtis. Ja saada enesest ära valelik suu, hoidu huulte vääratustest. Valelik suu, mitte mingit valet ei tohi suust tulla. Me teame seda, et tõe seest ei tule valet. Siis sa ei ole tõe seest, kui sa valetada oskad. Ja huulte vääratus on väga selge, kui Jeesust kogu aeg taheti kinni võtta igast sõnast. Variserid käisid ja proovisid igat pidi seal teda lõksu võtta, et ta väärataks huultega. Ja Jeesus ei väärata. Ja see on ka meil võimalik mitte vääratada. Enne oodata, enne kui vastad. Ja silmad kästakse vaadaku otse ja su pilk olgu suunatud ettepoole, mitte tahapoole, et vaatad seal taha, et mis sa seal taga ei ole midagi parata, ettepoole, taga oli nagu nii jama elu. Ettepoole peab vaatama silmad tuleviku poole, lootuse poole, profeteeringute poole, ettepoole. Et iga päev järjest ette. Ja pane tähele oma jala suunda. Vaatad, kuhu sa kõnnid. Kas sa kõnnid ikkagi Jeesusega või oled juba kuskil äärealadel, nagu kuskil teises alas. Siis on kõik su teed kindlad. Nagu palverendur teekonas, ära kaldu paremale ega vasakule, hoia oma jalga kurjast. Igasuguse kurjusest tuleb hoida, käid tõe sees, siis on kõige parem. Südame puhtus on kõige tähtsam siin maa peal, sest ainult puhtad südamed näevad Jumalat. Südame puhtus, me peame südant puhta olema. Kuri süda muud kui nuriseb ja on oma õigust täis. Ta tahab oma tahet, ma tahan oma tahet, minul on õigus. See on see nuriseja ja oma õigust täis süda. Ja Mattevuses Jeesus ütleb, õndsad on puhtad südamed, sest nemad näevad Jumalat. Me kõik tahame näha Jumalat oma isa taevast. Me peame oma südametega tegelema, et me näeksime oma taevast isa. Ja Hebreastele 3 ütleb veel, et 12. Vaadake vennad, kas ehk kellegi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Kui südame sees on mingisugust kurjust või mingisugust bravuuri seal, siis on kohe uskmatusse tee avatud ja võib elavast Jumalast ära taganeda ja Jumalat sa paraku siis ei näe. Ja siin kästakse, pigem julgustageme üksteist iga päev, nii kaua kui öeldakse täna, et keegi teist ei paaduks patupettuse läbi. Põhimõtteliselt, kui mingisuguse asja leiad, süda natukene kuskilt määrdunud, siis täna sul keegi ütleb, siis kohe risti alla, Jeesus alasta, leidsin endale kibeduse juure, kohe risti alla, et kibedusest lahti saada. Kibedus on väga karm asi. Kibedusega rüvetab väga paljud inimesed ära. Kui sa räägid ühele kibedust, siis teine räägib teisele, kolmandale ja siis on juba nõges kasvab. Et kibedus on rüvetamise üks väga katastroofiline asi. Ja need, kes oma nõu järgi elavad, küsimata nõu, imeliselt nõuandjad. Jeesus Kristus on imeline nõuandja, igaves isa, rahuvürst. Nende usuelu läheb allapoole. Meie peame oma nõu küsima Jeesuse käest ja põhimõtteliselt on väga paljud probleemid, kui ei ole nõu küsitud
Jeesuse käest on tehtud mingisugused äriotsused, ma ei tea midagi, siis oled sa kukkunud auku korralikult ja siis sa pead ikkagi minema nõuandja juurde, ta andestab sulle, aga sa said korraliku õppetunni, et küsitakse ikkagi kuninga käest. Et imeliselt nõuandjalt, oma nõu järgi ei tasu minna. Jeremiia 7:24 ütleb, nemad ei kuulanud ega pööranud oma kõrva, vaid käisid oma nõu järgi ja oma kurja südame paadumuses. Nad läksid tagasi, mitte edasi. Näed, see on tagasi tee, siis hakatakse tagasi minema, siis on peatud, hakkad võtama oma nõu kuulda, mul on oma nõu ja tegelikult sa peatud ja pöörad otsa ringi ja hakkad hoopis tagasi. Sa ei lähe ettepoole, sa ei lähe ülespoole, vaid lähed otse allapoole. Ja Jumala sõnas ütleb, et see, kes on sõna kuulelik, see läheb järjest ülespoole ja mitte allapoole. Ja kui ta kuulab Jumala käsklusi ja elab selle järgi, siis ta läheb järjest ülespoole. Ja Jumal paneb ta siis peaks, mitte sabaks. Ja pea on õige prohvet ja saba on vale prohvet. Nii et põhimõtteliselt Jumala riigis on võimalik saada õigel prohvetil ka vale prohvetiks. Kui ta hakkab oma tahte, oma nõu kohaselt infot andma, siis ta muutub. Jumal lihtsalt paneb ta sabaks. Ja siis on, näe, saba läheb seal. Aga me peame pea olema õiged prohvetid. Aga selle õigeks prohvetiks sa jääd ainult siis, kui sa oled sõna kuulelik, see on 5 Moos 28, sõna kuuleliku õnnistuse tagajärjel on sellised asjad. Ja seal on üks väga, seal 5 Mooses 28, seal on üks väga selge asi, et kuidas seda õnnistuse sees olla, et sa minust oled kiindunud. Seal on see, me peame kiinduma Jeesusesse, me peame iga päev tahtma Jeesust, siis kui taha, siis juba ütled, kuule Margus, ole vait, miks sa ei taha, hing olgu vait, sa lähed otsid, võtab piibli lahti ja sa pead vastu hakkama, kui sa ei taha lugeda, sa pead olema Jeesusele, kes kiindunud, siis ta päästab sind ja ülendab sind, seda tunneb sinu ime, sa pead kiindunud olema, Salm 91, kiindunud Jumalasse, kiindunud Jeesusesse. Ja sest ta tunneb sinu nime. Ja siis sa juba edasi, hüüab sind appi, sa hüüatad appi ja ta vastab sulle ja tema on sinu juures, kui sa kitsikuses oled. Sa oled kitsikuses, aga tema on sinu juures. Ja ta vabastab sind kõigist probleemidest, teeb sind auliseks ja pika eaga ka veel täidab ja annab sulle veel päästet ka näha. Nii et ühesõnaga väga head tõotused on olemas, aga selleks peab olema puhas süda, et hoiame selle puhas südant siin. Ja me ei saa ise seda puhastada, me kõik teame. Me peame risti alla tulema, Jeesus puhastama süda, uuendama meel ja peame võtma vastu püha vaimu ja olema õli anumatega taevases menoraas ühendatud. See ongi see õli, see Sakaaria kirjas on 2 õlipuud, on ühel pool ja teisel pool. Ja siis siit tulevad torud alla sellest ja need peavad jõudma meie südamesse, kes me oleme targad neitsid. Aga rumalad neitsid, nendel toruühendus ei ole, võib-olla üks toru on siin kuskil. Et aga me peame kõik need 7 Jumala vaimu, need peavad kõik, need õlid voolavad siit ja peavad jooksma meile südamesse. Ja, aga kiidetud olgu issand ja ma arvan, et paneme kokku korjanduse